Lugupeetud volikogu, alustame istungiga. Suur tänu, et niimoodi keset suve natuke erakorraliselt koguneda saime. Meil on siis laiali saadetud päevakord, milles on üks punkt. Lääneranna valla majandusaasta aruande kinnitamine, et kas kellelgi on päevakorda muutmisettepanekuid. Kui ei ole, siis võtame päevakorra vastu, et palun andke käega märku, kui olete poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aitäh! Ja läheme kohe päevakorra juurde, et majandusaasta aruande ettekandjaks on vallavanem Tarvi Sits ja finantsjuht Eda Männilaan toetab. Aitäh! Kui tohib, siis kasutan võimalust istuda. Head volikogu liikmed, tänan omalt ka kõiki erakorralisel istungil osalemise eest. Seekord tõesti võttis majandusaasta aruande kokkusaamine just lõppviimistluses rohkem aega kui tavapäraselt, kuna audiitorid tuli ülekoormus ja meie majandusaasta aruanne on konsolideeritud ehk sisaldub ka meie äriüksusi, siis Lääneranna halduse ning audiitori vaheline suhtlus võttis planeeritust rohkem aega ja energiat. Ja ma teen lühikese sissejuhatuse ja siis saate küsida ja finantsjuht ka vahel täiendada. Eelmine aasta oli Lääneranna valla jaoks majanduslikult keeruline, just ühe suure investeeringu aasta oli, aga finantsiliselt lõpetas vald aasta positiivse tegevustulemiga. Samas kasvasid nii varade maht kui kohustised. Aastal andis tooni siis Lääneranna gümnaasiumi uue õppehoone valmimine ja ehitajaga sõlmitud järelmaksuleping paneb valla eelarve täiendava surve kuni 2028. aasta lõpuni. Haridusvaldkond tervikuna oligi aasta keskmes, aastat mõjutasid ka kohtuvaidlused, mille tulemusel kandis vald ka märkimisväärseid kulusid. Positiivse poole pealt jätkas vald investeerimist elukeskkonda ning arendas edasi kriisivalmidust ja turvalisust. Kokkuvõttes on valla finantsseis stabiilne ning laenukoormus jääb lubatud piiridesse, kuid lähiaastatel on võtmeküsimuseks kulude kontroll, investeeringute tasakaal ning elanike arvu vähendamise pidurdamine, mis on kõikide maaomavalitsuste suuremaid väljakutseid. Majandusaasta aruanne on ka audiitori poolt üle vaadatud ja arvamus antud. Audiitor andis vallale positiivse ehk puhta arvamuse. See tähendab, et valla raamatupidamise aastaaruanne kajastab finantsseisundit ja majandustulemusi õiglaselt ning vastavuses kehtivate nõuetega. Auditi käigus pöörati enim tähelepanu põhivara investeeringutele, mille maht oli ligikaudu 9,5 miljonit eurot, eelkõige ehituse ja renoveerimisega seotud projektidele. Audiitor kontrollis nende kulude kajastamist ning ei tuvastanud olulisi puudusi. Samuti hinnati põhivara kasulikke eluigasid ja amortisatsiooni arvestust, mis on audiitori hinnangul põhjendatud ja kooskõlas nõuetega. Auditi tulemusena ei leitud olulisi vigu ega väärkajastamisi ning ka muu info, sealhulgas tegevusaruanne on auditi põhjal kooskõlas finantsandmetega. Kokkuvõttes võib öelda, et valla finantsaruandlus on usaldusväärne ja korrektne ning vastab kehtivatele standarditele. Aitäh! Aitäh! Kas kaasettekandja soovib ka midagi lisada? Ei. Nii, kas on küsimusi ettekandjale? Nii palju üks küsimus on, et eelmine kord öeldi, et me siis, kas ta oli halduse tõttu, lihulhalduse tõttu tuleme täna kokku, et see raamatupidamine oli seal keeruline, aga nüüd audiitor ütles, et kõik on korras, et miks me eelmine kord seda ära ei saanud teha ja tulime ekstra kokku, on küsimus. Ja et keeruline pigem on see suhtlus siis erinevate osapoolte vahel, et kaugtöö on tänapäeval väga levinud ja võimalik, aga nii audiitor, kes asub Jõhvis ja Lääneranna halduse raamatupidamine, kes on kuskil Tallinna lähedal, ehk siis, et nendevahelise suhtluse ja kindlasti ka Lääneranna halduse suuremaid eesmärke, mis eelmine aastal oli see suur investeering, et kõikide nende numbrite ja omavahelise suhtlus paika saamine, see võttis planeeritust rohkem aega. Et seepärast saame kokku, et tõesti soov oli ju tegelikult eelmises volikogus ära kinnitada, kuna selles suhtluses kõik vastused ei tulnud nii kiiresti, seal ei olnud, ei saa öelda, et oleks mingid vale vastuseid olnud või keegi ei oleks tahtnud vastata, vaid lihtsalt inimestel võttis rohkem aega, et need andmed kokku saada. Aitäh!
nii, aga kuulame siis revisjonikomisjoni seisukohta. Tõnis Vakk. Lääneranna valla revisjonikomisjon tutvudes Lääneranna valla 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandega leidis, et Lääneranna valla 2025. aasta majandusaasta aruanne vastab kehtivatele nõuetele ja kajastab õiglaselt Lääneranna valla finantsseisundit ajavahemikul 1. jaanuar 2025 kuni 31. detsember 2025. Aitäh. Ja teised komisjonid arutasid? Ei, see on piirav aeg. Ei arutanud. Aga siis vaatame, kas me oleme nõus siis selle majandusaasta aruande vastu võtma, et palun andke käega märku, kes on poolt kinnitama valla majandusaasta aruandes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nii, aitäh. Majandusaasta aruande võtsime vastu, mul on üks päevakorra väline punkt ka, et meil üks meie volinik Hegert Pesik, see vahepeal oli väike juubel, nii et palju õnne sünnipäevaks. Tõesti 30 juba. Nii, aga suur tänu. Istung on selleks korraks läbi.